Mul on veel üks mõte. Anda inimesele, kes on intervjueeritav, võimalus anda 2 väärtust. Mida ta tunneb, mis oleks need, mida ta sooviks jagada vaatajatega, et ka nemad saaksid äris kiirem edasi. Toomas, mis oleks esimene väärtus, mida sina tahaks anda vaatajale? Minu jaoks on just viimasel ajal olnud teema planeerimine ja kuidas asju ellu viia, et selles maailmas loeb see, et kui sul on mingi idee, et sa sellega lõpuni viid ja lõpuni viimise puhul on meil vaja tegelikult mitut asja. Kõige lihtsam nendest on planeerimisvahend, et on selline ütlus, et kui sa ei tea, kuhu sa tahad minna, siis kõik teed on õiged. Ja kui sa tead, kuhu sa tahad minna, siis loodus hakkab kuidagi maagiliselt sulle kaasa aitama, et sa need eesmärke saavutad. Nii et esimene asi on see, et sul üldse oleks eesmärk. Ükskõik milline see eesmärk on, siis selle saavutamiseks on üks väga hea vahend, mida Hans-Peter Sieffen muide on oma blogis jaganud. Nordic Business Forum on üks selline Põhjamaade suurim ärikonverents. Võite seda otsida internetist, Nordic Business Forum. Ja tema blogis ta räägib sellest, et planeerimine peab olema väga lihtne ja kui te nüüd kasutate seda sama vahendit, mida ma teile näitan, siis järjepidev olles on garanteeritud, et teie tulemused tõusevad mitukümmend %. Sest tihti me jätame mingid asjad tegemata ja me isegi ei hoia nagu näppu nii-öelda järje peal. Ja minu jaoks selline vahend on sealt alla laaditud siis selline nädalaplaneerija. Selline nädalaplaneerija, kus on esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede, laupäev, pühapäev kirjas ja iga päeva taga on siis selline tickbox või kuhu saad linnukesi panna, et kirjutada üles enda jaoks need asjad. Ja ma arvan, et see on väga hea vahend, et hoida järge, sest et muidu meile tundub, et me teeme võib-olla liiga palju, kuigi tegelikult teeme vähe. Või siis me teeme vähe ja meile tundub, et me teeme palju, kui me ei mõõda. Me ei näe ju täpselt, eks ole. Ja see on selline hea vahend, kuidas me võtame emotsioonid rohkem oma ärist välja. Tihti me muutume, sest emotsioonid teevad äri tegemise raskeks, kui su ootused ja tulemused ei ole samal lehel. Ja ma arvan, et ootused tulemused peavad olema enam-vähem võrdsed. Sest kui sul on liiga kõrged ootused ja tulemused on all, siis sa oled väga pettunud. Kui su tulemused on kõrgemad kui ootused, siis on kõik väga hästi. Aga selleks, et sa hindaksid seda adekvaatselt, sul on vaja mingisugust meetriksit, mingisugust mõõdusüsteemi ja üks viis on neid lihtsalt panna kirja. Ja ma isegi sellele lisaks kasutan arvutit, sest arvutis on täpselt samamoodi need asjad üles kirjutatuna on hea jälgida, sest et nad on kõik ühes kohas ja siis sa hakkad nende seoseid jälgima, et kuidas ühest kohast teise jõudsid ja mingi asi juhtub mul ka, jääb tegemata ja lohiseb mitu päeva, aga ei tasu stressi sattuda. Ma olen järjepidev, kirjutan jälle uuesti selle üles, analüüsin läbi, kas on ikkagi oluline ja söö elevanti ampsu haaval. Tee kasvu ainult 3-4 asja, mida sa pead päevast täitma, kirjuta need üles, vii ellu. Need ei pea olema suured. Maagia peitub selles, et need on lihtsad väikesed asjad. Ema Teresa ütles ka, et ei ole võimalik teha suuri asju maailmas, vaid on võimalik teha väikseid asju ja saavutada suuri tulemusi. Super. Ja.